Tere uuesti enne jõule siit Strasbourgist Euroopa Parlamendist, et teha nädala kokkuvõtte siin tehtud tööst. Õigemini pean ütlema, et nädala kokkuvõtte 2 nädalast, kuna möödunud nädalal videot ei tulnud ja sellest ma muidugi vabandan, kuid oli ka väga mõju põhjus. Sest eelmise nädala esmaspäeva õhtul läksin ma Brüsselisse, et olla vaid teisipäeval Euroopa Parlamendis, kus oli mul prantsuse keele tund, paar väikest kohtumist, aga juba eelmise nädala kolmapäeva hommikul lendasin ma tagasi Tallinnasse, sest eelmisel nädalal oli meie poliitgrupi Identiteet ja demokraatia väljasõiduistung Tallinnas. Ehk siis tegemist on tavapärase tööformaadiga, kus igal aastal parlamendi poliitgrupid ehk fraktsioonid lähevad kuskile mõnda liikmesriiki, et pidada seal siis kohapeal kohtumised, mõned üritused. Ja meie grupi jaoks oli esimene väljasõiduistung just nimelt Eestisse, Tallinnasse, sellel põhjusel, et meie poliitgrupist oleme ainult meie ehk siis Eesti delegatsioon oma koduriigis valitsuses. Kuna Itaalias ehk siis Lega ja Matteo Salvini erakond langes opositsiooni, mitte küll kauaks, ja ka ülejäänud erakonnad, ka näiteks põlissoomlased on opositsioonis Soomes, kuigi tõenäoliselt nad võidavad järgmised valimised ja saavad peaministri koha, siis meie oleme ainuke riik 9, kes on oma riigis valitsuses ja see oligi see põhiline argument, miks teha just esimene väljasõiduistung ja suur üritus Tallinnas, kus olid meil kohtumised nii siseministriga, rahandusministriga, uue maaeluministriga, poliitgrupp, kes külastamas e-valitsemise keskust, ka EU Liisa keskust, mis siis tegeleb piirihalduse küsimustega ja viisaküsimustega ja meie grupp jäi tõesti väga rahule. Korralduspool oli väga perfektne, kõik sujus väga meeldivalt ja eelmise nädala reede hommikul, kui oli kohtumine parlamendis, siis rahandusministriga ja Riigikogu esimehega, oli ka väikene protestiaktsioon seal, kus 12 toredat seltsimeest tagusid trumme ja laulsid ja protestisid justkui paremäärmuslaste vastu. Naljakas oli muidugi see, et nendest 12 protestijast 2 olid kergelt sellised tõmmumad poisid Mustalt-maalt. Seal oli ka Raimond Kaljulaid Riigikogu liige, kes tantsis ja keksis seal. Nii et selline lõbus üritus oli, kus meie poliitgrupi inimesed said siis teha selfisid ja pilte selliste toredate meelelahutajatega. Selle nädalal tulin ma siis juba Strasbourgi, mis on selle aasta viimane parlamendi sessioon siin, kus toimuvad hääletused ja debatid. Ma saabusin siia teisipäeva hommikul, sest esmaspäeva õhtul oli valitsuserakondade jõuluõhtusöök, millest te olete kindlasti lugenud ka meediast ja näinud ka pilte ja viisakuse pärast ikkagi oli mõistlik sinna minna. Seetõttu teisipäeva vara hommikul esimese lennukiga tulin ma Frankfurti, võtsin oma rendiauto tavapäraselt, sõitsin Strasbourgi, jõudsin täpselt hääletusteks kohale. Teisipäeva õhtul olid samuti mõned väiksemad üritused, et juba siis valmistuda kolmapäevaks ehk siis eilseks, kui toimus minu kõne. Kõneks oli nii-öelda siis topical debate ehk siis põhidebatt selle nädala jooksul, kus teemaks oli Mercosuri riikidega vabakaubandusleping. Eks Mercosuri riigid on Ladina-Ameerika riigid, kellega Euroopa Liit sõlmib vabakaubanduslepingut ja debati osa oli ka see Green Deal ehk siis roheline leppe, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon, ehk siis tegemist on ühe osaga kliimahüsteeriast, mille eesmärgiks on saavutada kliimaneutraalsus või süsinikuneutraalsus aastast 2050, mille tulemusel peaks siis paljud ettevõtted oma uksed kinni panema. Me peaksime hakkama vaatama, et milliste autodega me sõidame, vaid selle nimel, et 500 miljonit Euroopa elanikku päästaksid kogu globaalset maailma 7,5 miljardi elaniku seast, mis loomulikult igale terve mõistusega inimesele kõlab hullumeelsena ja jaburana ja selle tõttu ma selle kõne ka tegin. See on leitav minu sotsiaalmeediakanalitelt juba praegu, YouTube'i kanalist ja läheb üles ka minu kodulehele jaakmadisson.ee. Ja minu põhiline sõnum oli ikkagi see, et sellest kaotavad väga paljud riigid, kui me hakkame järgima Euroopa Komisjoni hullust saavutada kliimaneutraalsust, sest selle tulemusel näiteks Eesti peab kinni panema põlevkivi kaevandused. Me peame loobuma suveräänsest energiatootmisest, selle tulemusel me peame muutuma sõltuvaks ehk kaotama suveräänsust energiajulgeolekus ja ma arvan, see ei ole see, mida meie inimesed tahavad, sest 1,3 miljonit elanikku Eestis ei pea tegema suitsiidi või enesetappu sellepärast, et me usume pimesi, mida ütleb meil Euroopa Komisjon, samal ajal kui näiteks 1,3 miljardit elanikku Hiinast, vaid naeravad selle peale. Kuid see kõne on koos eestikeelse subtiitritega leitav, kindlasti vaadake üle, jagage samuti oma sotsiaalmeediakanalitel. Ja eile kolmapäeva õhtul toimus siis meie poliitgrupi selline pidulikum jõuluõhtusöök, kus oli terve grupp koos oma assistentidega, ametnikega, töötajatega ühiselt väljas istumas.
ja täna hommikul olid siis taas meil hääletused, näiteks üks hääletus puudutas väga teravalt Venemaad, kus oli väga Venemaa kriitiline ja siin on ka väikene sõnum kõigile nendele, kes on meie suhtes kriitilised, et meie oleme poliitgrupis, mis on justkui väga venemeelne ja saab kuskilt raha. Tänane hääletus tõestas, et näiteks põlissoomlased Soomest, Taani Rahvapartei Taanist ja Vabaduspartei ehk FPÖ Austriast, me kõik hääletasime ühtemoodi ehk selle resolutsiooni poolt, mis mõistis hukka Venemaa tegevuse ja sellise nii-öelda pehme jõu omandamise Euroopas ja see hääletus tõestas väga ehedalt, mismoodi me oleme suutnud meie poliitgrupis juba tuua seda kainet reaalsust ja arusaamist, et mida Venemaa endast tegelikult kujutab. Seega see on väike ninanips kõigile nii-öelda siis ninanokkijatele, kriitikutele, kes väidavad midagi, millest nad mitte midagi ei tea. Ja ühe hääletuse kohta peame muidugi veel mainima, selle kohta on kirjutanud ka uueduudised.ee juba, täna ma lugesin, kahjuks ülejäänud massimeedia seda ei ole kajastanud, siis eile võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistetakse hukka näiteks Poola, sest et Poolas on tekkinud ringkonnad, kus ei nõustuta LGBT massilise propagandaga ja pealesurumisega. Ja tegemist oli ikkagi sellise tõesti väga haiglase resolutsiooniga ja näiteks üks väga oluline fakt, mida tasub ära mainida praegu selles videos, on see, et sinna hääletati sisse ka üks muudatusettepanek, mis mõistab hukka homofoobsed väljendused ja sõnavõtud valimiskampaaniate ajal riikides, nimelt nagu Sloveenia, Poola, Ungari, Ühendkuningriigid ja Eesti. Ehk siis me oleme jõudnud vähemalt siia teadvustada, et me ei nõustu haiglaste propagandakampaaniatega ja pealesurumistega, kus me peaksime aktsepteerima teatud vähemusi justkui normaalseid perekondi, kel peaks olema kõik samad õigused nagu tavalistel abielus perekondadel, kes kasvatavad lapsi. Seega see oli selline haiglane muudatusettepanek, mis läks kahjuks sisse, kuna see ei ole üllatus, et Euroopa Parlamendi väga suur osa siin ei ole reaalsusega kooskõlas ja mõtlevad ikkagi väga vildakalt erinevalt nii-öelda mõistlikest inimestest, kelleks ma ennast siiski pean. Kuid see resolutsioon läks paraku läbi, mina hääletasin selle loomulikult vastu, nii nagu ka põhimõtteliselt terve meie poliitgrupp, kuid lohutuseks võib jällegi seda öelda, et Poola võib selle resolutsiooni peale rahulikult naerda, sest see ei ole mitte kuidagi siduv ega kohustuslik ja võib rahulikult edasi öelda, et igasugune perekonnapoliitika ja väärtushinnangud on iga riigi siseasi ja see ei ole Euroopa Parlamendi asi öelda, et milliseid vähemus kõrvalekaldeid tuleb tolereerida läbi propaganda ja millised ei tule. Kuid täna olema liikumas tagasi juba Tallinnasse, tuleb väikene jõulupaus, paar nädalat, alles 6. jaanuari õhtul olen minemas uuesti Brüsselisse. Selle 2 nädala sisse jääb tõenäoliselt kohe väikse jõulubeebi sündimine meie perekonda. Ootame teda väga juba pikki silmi ja suure ootusega. Ja samuti ütlen juba praegu varakult ära, et 29. detsember kell 18.55 TV3 eetris enne 7 uudiseid on ka minu aastalõpu pöördumine, kus ma siis saadan kõikidele Eesti inimestele head vana aasta lõpu soovid, uue aasta soovid ja annan põgusalt kiire ülevaate viimasest 6 kuust, mis on toimunud Euroopa Liidus, millised väljakutsed meid ootavad uue Euroopa Komisjoniga, mis on need ohukohad, kus meil tuleb ühtselt vastu seista väga kahjulikele algatustele, kus on ohtu sattumas Eesti inimeste heaolu ja meie riigi huvid. Ja loomulikult vaatame siis pikemalt tulevikku, et kuidas me edasi läheme siin Euroopa Liidus, et võimalikult palju kaitsta meie seisukohti. Seniks aga jääb väikene paus videokokkuvõtetest, kuna istungeid ei toimu. Ma soovin teile kõigile väga kauneid jõule, nautige jõuluroogasid, ärge ülepingutage, vanast õhtu olgu teil ikkagi kärtsurikas ja meeleolukas ja uuel aastal jälgige poliittegevusi, jälgige minu sotsiaalmeediakanaleid ja andke ka oma ettepanekuid teada, kui teil on mingeid arvamusi, oma muresid, oma ideid ja loomulikult üritan esimesel võimalusel nendele vastata ja ka arvesse võtta. Seniks aga taas kohtumiseni ja kaunist jõuluaega!